Kodukits Aku esitleb. Kalakuningad lubasid, et kui ma saan siit kala kätte, siis panevad ka selle suitsu. Ei taha vaja kala kätte saada. Eks vaatame, kuidas õnnestab. No, läheb aega tundub. Otsas keegi. Kes see on? Palun väga. Ahvelnake. See on aga väike. Läheb tagasi. Otsas. Kolmas vise, aulg on otsas. Juhu! Tule siia. See on vaigu kollane. See on siis pisikese sellise, ütleme nii, et rabaveelise järve hauge. Ma pole ilus neid nii kollast augi. Kolmas vise, kala käes. Palun väga. Siin siis kalakuningad ongi Pärnumaal Lindi külas. Nii, Ando, siin on mul nüüd see kalasaak, et kus ma seda saaks siis töödelda? Aha, õiges kohas oled, aga lähme siit ruumist edasi. Lähme edasi? Jah. Nimi on teil Kalakuningad. See on väga selline suursugune nimi, et kus kohas see pärit on? Noh, eks ta ongi sõkke, sai siin mõelda igast nimes ja tundus sõkke, meil nagu enna kahe peale on see ettevõtmine, et tundus mõlemale, et sõkke nimi on nagu lööv kuidagi. Noh, eks me üritame nagu natuke selle väärilised olla ka vaata, et meil kõik on ikkagi valmis toodangu, mis meil on kõik on käsitööna ja meie nagu hinde nagu ei müüme ei lähe, me müüme nagu kvaliteeti. Kalad on pestud, nüüd läheb soolkala. Jah. Nii, kuidas ma panen põhja? Nii, kõigepealt läheb sool, meil on sõkke oma mingi kindel kogus. Mis sool see on selline? See õige jäme sool nagu. Kõigepealt pead põhja natukese? Jah, kõik läheb põhja. Nii, mis me nendega teeme? Nendel saad käes hoida. Okay. Ja siis paneme teatud koguse vett. Mina tean seda, et kala tuleb teha 10% soolvees. Jah, ega meil on sama, näiteks ongi, et 30 liitrit vett ja 3 kilo soola. No, näed, üks ühele. Nüüd panen sisse. Kas ma pean siin sees midagi tegema ka nendega või lihtsalt surun taha ilusti vee alla, segan mett natukese ja... Jah, see ongi meil iga napsu aja tagant käime natuke segama neid. Ja kauda siin sees on? Latikat hoiame 3 tundi. Tundi saab täis. Nüüd, kas me lõpuks paneme kala risti peale? Jah. Väga hea. Kas sellel vahed peavad olema ka sellised või võib täiesti teenedase küljes olla? Põhinevad vastus üksteisele. Paneme siis nii, et... Nii, kas see keskele? Jah. Pane. Kus suitsu tuleb siit välja? Uks kinni ja siin läheb nüüd kui kaua aega umbes? 2 kuni 2,5 tundi, ütleme. Temperatuur on käega katsuda? Just. Ando, meil on 2 tundi möödunud, kas me lõpuks saame selle kala välja võtta? Jah, et oleme vahepeal vaatanud ka, et on värvi õige on õige. Nii. Ja siit tulevad, no ütleme nii, et osaliselt minu lõigatud ja osaliselt Ando lõigatud. Tahaks või süüa ka neid. Tuulaug, angedas, latikas, lest ja... See on meil tint. Kuivatatud tint. Räägi mulle seda, et kui nüüd avatud talude päevad tulevad, et siis mida te pakute inimestele siin? Noh, eks meil on nüüd sama valik, mis siin laua peal on. Ja siis eelmine aasta oli väga menukas, oli meil angere supp oli. See ongi elava tule peal või selle suures potis teeme ja pakume siin inimestele. Ja suitsuahi on samamoodi, mis kogu aeg päevad otsal hakkamatult siin tulistab. Inimesed saavad küsida ka suitsetamisnippe.
Ikka saavad jah. Ja samamoodi siin meil direktooriumil on suured telgid, lauad, et inimesed saavad koha peal süüa, kaasa osta. Esinejad tulevad meil. Kes on? Laupäeval tuleb Jüri Homenia. Jüri Homenia! Ollala! Ja pühapäeval siis Marju Lännik oli nõus tulema. Kuule, üks küsimus kohe, see on kummitanud mind pikka aega. Olen kuulnud seda, et suitsulatikal on üks parem osa pidi olema silm. Jah, siuke maitse asi on, aga osadele ta meeldib jälle veel. Sa oled söönud? Olen ikka. Ja mulle kunagi öeldi, et see tuleb siis välja siit lutsutada. Jah, saab näpu kättega võib lutsutada ka. Aga saad proosi siin hästi. Suitsulatika silm. Päris hea. Ma võtan selle silma peale hoopis nüüd suitsuangedelt. Aigu hea. Aga hea. Tule meile külla.